Tere hommikust kõigile ja tere tulemast meie veebinarile, mida korraldab Euroopa Tööjõuamet, lühendina siis ELA, ja seda teeme koostöös Euroopa Komisjoniga. Tänane infotund keskendub liikuvuspaketi raames kehtima hakkavatele sätetele, väikestele tarbesõidukitele või siis LCV-dele, mida kasutatakse rahvusvahelises kaubaveos või kabotaažveos. Ja uued eeskirjad hakkavad kehtima 1. juulist 2026. Enne kui alustame, üks korralduslik märkus ka. Ettekanded on täna inglise keeles. Salvestus, millel on tõlge kõikidesse ametlikesse Euroopa Liidu keeltesse, tehakse ELA YouTube'i kanalil lähinädalatel ka kättesaadavaks, nii et kui soovite seda vaadata muus kui inglise keeles, siis jälgige meie YouTube'i kanalit. Ma loodan, et näete ja kuulete mind hästi. Minu nimi on Ian Mekinda ja ma töötan ELA teabeanalüütika osakonnas. ELA on Euroopa Liidu amet, mis panustab sellesse, et kõikjal Euroopas oleks tagatud tööjõu tõhus liikuvus. Ja koostöös Euroopa Komisjoniga aitame liikmesriikidel tegevusi koordineerida. Maanteetransport on väga oluline sammas meie tegevusest. Eriti teabeanalüütika osakonnas, kus meie eesmärk on toetada teabe kättesaadavust ja pakkuda teenuseid liikuvatele töötajatele ja nende tööandjatele. Niisiis maanteetranspordis vedudes on meie sihtrühmaks sõidukijuhid ja veoettevõtjad. Minu tänane ülesanne on juhendada kogu webinari jooksul ja see kestab 1,5 tundi. Me keskendume 4 teema põhipunktidele. Kõigepealt keskendume lühikesele ülevaatele Euroopa Liidu õiguslikust raamistikust, mis kehtib väikestele tarbesõidukitele, mida kasutatakse rahvusvahelises kaubaveos või kabotaažveos. Teiseks on lühikene ülevaade peamistest reeglitest, mis kehtivad sõidu- ja puhkeajale. Pärast seda tegeleme sõidukijuhtide lähetamise teemaga ja lõpetuseks on väga praktiline ettekanne ELA teabealastest tegevustest maanteevedude valdkonnas. Iga teema jaoks on meil eksperdid, kes annavad ülevaate kõige asjakohasemast. Annan teada ka selle, et ELA kodulehele läheb tänane seminar üles 10. detsembril. Kui soovite seda salvestust vaadata, siis kasutage videokirjelduses olevat linki. Ja kasutan siinkohal võimalust tervitada kõiki meie kõnelejaid, eksperte. Väga tore, et olete meiega siin webinaril ja nagu mainitud, webinar salvestatakse, kui te ei taha ennast siia jäädvustada, lülitage kaamera välja ja nagu slaidilt võib mõista, siis minu kõneaeg on otsas ja annan sõna edasi teistele. Kõigepealt kolleeg ELAst Ivona Kašpiksova, kes on meie koostöö tugiüksusest, ja ka Luka Tassoni, kes tuleb Euroopa Komisjoni liikuvuse ja transpordi peadirektoraadist öelda mõned sõnad sissejuhatuseks. Ivona, palun. Ja, suur aitäh. Niisiis, tere hommikust kõigile ka minu poolt. Minu nimi on Ivona Kašpiksova ja mul on väga hea meel tervitada teid Euroopa Tööjõuameti nimel. Niisiis, tere tulemast meie avalikule webinarile, mille pealkiri on Kuidas mõista Euroopa Liidus väikestele tarbesõidukitele ja kabotaažile kehtivaid eeskirju, mis hakkavad kehtima 1. juulist 2026. aastal. Selles pealkirjas on kõik sõnad olulised, kaalukad, sellepärast, et me räägime just nimelt väikestest tarbesõidukitest. Samuti on oluline, et me räägime siin kaubaveost, vedudest ja rahvusvahelisest transpordist. Nii et täna selgitame siis täpselt, millised on need eeskirjad seoses muudatustega, mis hakkavad kehtima alates 1. juulist järgmisel aastal. 1. juuli tähendab seda, et meil on 6 kuud aega veenduda, et kõik, kellel seda vaja on, nii-öelda sihtrühm, see tähendab veoettevõtjad ja sõidukijuhid, saavad täielikult teadlikuks nii õigustest kui kohustustest, mis neil on, nii et nad saaksid siis täita igati Euroopa Liidu õigust. Tänane webinar on esimene, ma ütleksin, et webinaride seeriast või tegevuste seeriast ja ELA soovib nüüd järgmise 6 kuu jooksul neid sõidukijuhte ja ettevõtjaid aidata sellel rajal, et siis uute eeskirjadega kooskõlas tegutseda tulevikus. Ja kuna tegemist on esimese webinariga, siis me alustame tõesti A-st ja B-st ehk siis algusest ja nagu päevakorrast juba nägite, ootab meid ees 4 20-minutilist sessiooni. Ja selle jooksul saategi ülevaate Euroopa Liidu õigusest, mis kehtib väikestele tarbesõidukitele.
Ja siis on meil veel 20-minutiline sessioon, kus räägitakse pikemalt sõidu- ja puhkeajale kehtivatest reeglitest ja jällegi tuleb silmas pidada, et me räägime põhiasjadest. Ja püüan lähetamisest maanteetranspordis ja vedudes rääkida vastavalt esimesele konkreetsele direktiivile, mis võeti vastu 2024. aastal ja kehtib just nimelt siis sõidukijuhtide lähetamise kohta. Ja lõpetuseks kuulete kõigest sellest, milliseid materjali oleme teile kokku koondanud, et teil oleks väga lihtne mõista ja hoomata kogu seda sotsiaalõigusnormide raamistikku Euroopas. Kuna tegemist on esimese üritusega pikemast seeriast, siis räägime täna põhiasjadest ja seepärast leiamegi, et peamine sihtrühm nendele webinaridele ja üritustele on sõidukijuhid ja veoettevõtjad, kes on kas alustanud just rahvusvaheliste vedudega või siis ka need, kes ei ole veel neid uusi reegleid ju pidanud kasutama. Ja siin loomulikult me teame, et on väga palju elemente, mida 20 minutiga ei saa ära rääkida, niisiis olge meiega ja püüdke ennast kursis hoida, sellepärast et me järjest avaldame uut infot oma kodulehel, oma sotsiaalmeedias, aga järgmised webinaride sarja üritused, me alustame ju täna põhiasjadest, aga me liigume edasi järjest keerukamate teemade juurde, siis ütleme nii, et praegu on detsembrikuu, järgmisel aastal kevadel toimub meil webinar ja lisaks siis ka väga olulisel kuupäeval 1. juulil, kui uued eeskirjad kehtima hakkavad. Kõik muud materjalid ja olulised lisateabeallikad, mis meil on ette valmistatud, leiate ELA veebilehelt ja seal saate kuulata ka seda viimast salvestist, kus on siis öeldud, kust mis infot leida. Niisiis, olulised punktid kordan veel üle. Me salvestame webinarid, me teavitame teid ette toimumise aegadest ja tagame ka selle, et kõik webinarid oleksid ilma registreerimiseta kätte saadavad, nii et saate ka otse siis lülituda ja jälgida. Ja loomulikult ei tee me seda kõike üksinda, meil on ka Euroopa Komisjon pardal ja mitte ainult täna, vaid väga erinevatel paljudel üritustel, nagu te isegi mõistate, ELA toetab lisaks sõidukijuhtidele ja veoettevõtjatele ka neid, kes teostavad maanteeäärset kontrolli ja üldse kontrolli nende eeskirjade rakendamise üle. Nii et viimase 4 aasta või isegi pikema aja jooksul oleme püüdnud parandada teadlikkust õigusaktidest maanteevedude valdkonnas ja selleks oleme teinud erinevaid webinare, infopäevi, koolitusi ja väga paljud salvestused on ELA kodulehel olemas ja YouTube'is olemas. Ja kuna te tänagi siin YouTube'is juba vaatate, siis sirvige ka meie varasemaid salvestisi. Kindlasti leiate sealt huvitavaid ja kasulikke allikaid. Aga nüüd annan ma üle sõnajärje Luca Tassonile Euroopa Komisjonist. Tema tervitussõnadeks, aitäh! Suur aitäh ja tere hommikust kõigile, kes on liitunud. Minu nimi on Luca Tassoni ja suur aitäh täna meid siia esinema kutsumast. Kõigepealt, nagu te teate, siis Euroopa Liidus kehtib maanteevedude sektorile väga mitmekülgne eeskirjade raamistik ja need eeskirjad ja reeglid on mõeldud ühelt poolt maanteetranspordi ohutuse tagamiseks, aga teiselt poolt ka selleks, et ettevõtjate vahel oleks aus konkurents ja et töötajad, sõidukijuhid saaksid töötada heades tingimustes. Seepärast ei olegi nende eeskirjade täitmine pelgalt korralduslik küsimus või halduslik küsimus. See on ühiselt seatud eesmärkide saavutamise aluseks. Tõhus jõustamine omakorda on see, millega põhimõtted ellu viiakse. 1. juulist 2026. aastal laieneb liikuvuspaketi kohaldamisala ka väikestele tarbesõidukitele ja see on väga oluline teetähis. Sellepärast, et ka väikeste tarbesõidukite juhid peavad nüüd täitma teatavaid kohustusi, eriti mis puudutab sõidu- ja puhkeaja reegleid, aga samuti muutuvad lähetuse reeglid. Need muudatused ei tule kuidagi tühja koha pealt, need on osa laiemast jõupingutusest, et ühtlustada väikeste tarbesõidukite vedusid praeguse õigusraamistiku kontekstis. Arvestades, et väikesed tarbesõidukid mängivad kaubavahetuse ja logistika edendamises kogu ühisturul ka olulist rolli.
Selline üleminek on niisiis õigeaegne ja väga vajalik. Tuleb mõista, et jõustamine saab olla tõhus ainult siis, kui kõik osapooled panustavad. See tähendab veoettevõtjad, sõidukijuhid, ametiasutused, kõik saavad reeglitest ühtemoodi aru ja kohaldavad neid järjekindlalt. Kuivõrd 2020. aastal võeti vastu uus liikuvuspakett, siis pärast seda oleme me välja andnud suunismaterjali ja juhiseid, mis edendavad ka ühist tõlgendamist. Eesmärk on olnud vähendada ebakindlust, teadmatust, toetada reeglitest kinnipidamist ja tagada, et igal pool Euroopa Liidus kohaldatakse samu standardeid. Tänase webinari eesmärk on parandada teadlikkust veoettevõtjate ja sõidukijuhtide seas just selle kohta, millised uued eeskirjad hakkavad juulis kehtima, nii et me saaksime koos tagada, et transpordivedude sektor oleks valmis neid kohustusi täitma ja igapäevatöösse sujuvalt sisse viima. Seda tehes väldime me võimalikke häireid, tugevdame usaldust regulatsiooni vastu ja panustame võrdsetesse võimalustesse kõikjal Euroopa Liidus. Meie omalt poolt oleme igatpidi valmis seda üleminekut toetama. Meie roll ei ole ainult jõustamine. Meie roll on ka koostöö tegemine, teadmiste vahetamine, erinevate praktikate ühtlustamine ja üldine vastavuskultuuri toetamine. Koos saame tagada selle, et liikuvuspaketi laiendamine täidab oma soovitud eesmärgid. See tähendab, et maanteed on ohutumad, konkurents on ausam ja töötingimused on paremad. Suur aitäh teile ja soovin väga sisukat, konstruktiivset, tulemuslikku webinari. Aitäh! Suur aitäh, Luka, ja aitäh, Ivona, nende heade tervitussõnade eest. Ja Luka, sina saad veel meiega jääda, sellepärast et on aeg alustada ettekannetega. Ja esimesena ongi meie ees Luka Tassoni, kes juba tervitussõnad ütles, aga kes nüüd teeb ka ettekande Euroopa Liidu õigusraamistikust, mis kehtib väikestele tarbesõidukitele rahvusvaheliste vedude ja kabotaažvedude tegemisel. Niisiis, Luka, sõna on sul, mina lõpetan omalt poolt ekraani jagamise. Ja mina nüüd oma korda hakkan ekraani jagama, kas mind on näha ja kuulda? Jah, kõik on hästi. Suur aitäh! Niisiis, me räägime uutest eeskirjadest ja eeskätt nendest, mis puudutavad sõidumeerikute paigaldamist ka väikestesse tarbesõidukitesse. Ja see muudatus toob kaasa olukorra, kus hakkavad kehtima uued reeglid sõiduajale, samuti puhkeperioodidele, sõidukijuhtidel, sest et kõik, mis puudutab sõidumeerikut ja sõidumeerikute paigaldamise kohustust, siis see kehtib, kui kehtivad sõiduaja reeglid, puhkeperioodi reeglid, ehk teisisõnu siis, kui kohaldatakse määrust 2006/561. Ja see on ka põhjus, miks liikuvuspaketti lisati uus punkt AA juba 2 olemasoleva punkti vahele. Esimene punkt neist käsitleb veokeid, see tähendab sõidukeid, mille mass ületab 3,5 tonni ja samuti see teine punkt B, mis puudutab reisijate vedu. See tähendab bussid, turistibussid, kus on rohkem kui 9 kohta reisijatele. Aga nüüd sissejuhatuseks siis see uus punkt AA, mis on juba õigusaktides olemas, aga nagu te näete, hakkab see kehtima 1. juulist 2026. aastal. Ja selle määrduse kohaldamise tulemusel see tähendab, et siis tekib kohustus paigaldada sõidumeerik. Ja nüüdsest siis nendele sõidukitele, mis tegelevad kaubaveoga rahvusvaheliselt või kabotaažvedusid teevad ja mille maksimaalne lubatud sõiduki mass koos haagise või poolhaagisega ületab 2,5 tonni. Vaatame nüüd seda uut sätet erinevate vaatepunktide alt. Nii nagu juba öeldud, see hakkab kehtima 1. juulist 2026.
Uuena tuuakse sisse kohustus paigaldada sõidumeerik ja me räägime siin mitte ainult uutest registreeritud sõidukitest, vaid ka nendest, mis on juba varem registris. Niisiis, alates 1. juulist 2026 peavad kõik väikesed tarbesõidukid, mida kasutatakse rahvusvahelises kaubaveos, paigaldama sõidumeeriku. See sõidumeerik peab olema G2V2, see tähendab siis teise põlvkonna nutimeeriku teine versioon. Ja väikestele tarbesõidukitele kehtib sõidumeeriku paigaldamise kohustus juhul, kui nad tegelevad rahvusvahelise kaubaveoga. See ei puuduta reisijate vedu, välja arvatud juhul, kui loomulikult siis nagu öeldud tööistekohti on rohkem kui 10. Kui me räägime rahvusvahelistest vedudest, siis peame viitama määrusele aastast 2009, number 1072, milles määratletakse rahvusvahelised veod. Ja 4 olukorda on õigusaktides lahti kirjeldatud. Koormaga vedu, mille lähte- ja sihtkoht on 2 eri liikmesriigis ja mis läbib ühe või mitme liikmesriigi või 3. riigi territooriumi või mitte. Teine olukord, liikmesriigist 3. riiki või vastupidi toimuv koormaga vedu sõidukiga, mis läbib ühe või mitme liikmesriigi või 3. riigi territooriumi või mitte. Ja samuti olukord, kus siis 3. riikide vahel toimub koormaga vedu sõidukiga, mis läbib ühe või mitme liikmesriigi territooriumi või veoga seotud tühisõit, millele on osutatud punktides A, B ja C. Aga uute reeglite kohaldamine puudutab ka kabotaaži. Kabotaažvedude määratluseks peame viitama samale artiklile samas määruses, see on siis määruse 1072 aastast 2009 artiklile 2, kus on ära toodud määratlus. Rendi või tasu eest tehtavad riigisisesed veod, mida teostatakse vastuvõtvas liikmesriigis ajutiselt. See tähendab, et transporti teostab teises liikmesriigis asutatud ettevõte. Ja veel üks väga oluline nõue, mida arvesse võtta, on siis maksimaalne lubatud mass koos haagise või poolhaagisega. Ja seda siis juhul, kui mass ületab 2,5 tonni. Väga oluline on täpsustada, et see on artikli 4 punktis M määratletud lubatud mass. See tähendab suurim lubatud täismass laaditud veokil. Seega tegemist ei ole veose tegeliku massiga, vaid põhimõtteliselt lubatud suurima täismassiga sellel sõidukil. Nii nagu see on esitatud registreerimistunnistusel. Ja siin on näha ka üks väljavõte registreerimistunnistusest lihtsalt näiteks. See, mis puudutab nüüd geograafilist või territoriaalset ulatust, siis peame arvesse võtma, et määrus kehtib sõltumata sõiduki registreerimisriigist veosele, mida teostatakse kõigepealt alates siis Euroopa Liidu liikmesriigist, ehk see tähendab hõlmatud on 27 Euroopa Liidu liikmesriiki, aga samas artiklis siin teine lõik laiendab määruse kohaldamist lisaks Euroopa Liidule ka Šveitsile ja nendele riikidele, mis kuuluvad Euroopa majandusühendusse. See tähendab eri liikmesriigid pluss
Island, Liechtenstein ja Norra. Nii et territoriaalne ulatus sellel õigusaktil laieneb siis 27 liikmesriigile, mis kuuluvad Euroopa Liitu, aga lisaks Šveits, Island, Liechtenstein ja Norra. Aga lisaks peame arvesse võtma ka kaubandus- ja koostöölepet, mis on sõlmitud Euroopa Liidu ja Ühendkuningriigi vahel. Sest et siin on ka analoogne, väga sarnase sisuga või sama sisuga säte sisse kirjutatud. Nimelt lisas 31 artikli 3 teine punkt ütleb, et sõidumeerikud tuleb paigaldada samuti 1. juulist 2026 nendele sõidukitele, mille maksimaalne lubatud täismass, ehk et see on nüüd seesama säte, nagu me vaatasime enne määruses, ületab 2,5 tonni koos haagise või poolhaagisega. Niisiis saame me siia kaasata ka Ühendkuningriigi lisaks Euroopa Liidule, Šveitsile, Islandile, Liechtensteinile ja Norrale. Arvestades seda, et kaubandus- ja koostööleppes on samasugune säte, kui on määruses number 561. Nüüd seoses erandiga. Me peame arvestama ka seda, et määruse 561 teise artikli 3. lõikes tehakse erand. See tähendab, et juhul, kui kehtib AETR kokkulepe. AETR on rahvusvahelisel autoveol töötava sõiduki meeskonna tööalane Euroopa kokkulepe ja sellega on hõlmatud veel laiem olukord kui see, mida geograafiliselt hõlmab määrus 561. Ja vastavalt sellele erandile siis kehtib AETR kokkulepe määruse asemel rahvusvahelises maanteetranspordis siis, kui see toimub osaliselt väljaspool neid territooriume, mida eelolevates lõikudes nimetati, ehk et siis sõiduk, mis on registreeritud Euroopa Liidus või AETR kokkuleppega ühinenud riikides ja kogu marsruudi kestel sõidukitele, mis on registreeritud kolmandates riikides, mis ei ole AETR-i kokkuleppe osalised, kehtivad ainult nende teekonnalõikudele, mis toimuvad Euroopa Liidu või AETR-i kokkuleppega ühinenud riigi pinnal. Aga erand on antud ka määruses nendeks juhtudeks, kui kaubavedu ei toimu rendi või tasu eest. See tähendab, et ettevõtte või sõidukijuhi omal kulul teostatakse neid vedusid ja ka juhul, kui veoteenus ei ole sõidukijuhi põhitegevusala. Omal kulul tehtavate vedude määratluse leiame määruse 1072 esimese artikli 5. punkti alapunktis D ja siit näeme, et veose vedu mootorsõidukiga, juhul kui järgmised tingimused on täidetud, võib pidada omal kulul transpordiks. Niisiis, veetav veos on ettevõtja omand või vara, mille ettevõtja on müünud, ostnud, rendile andnud või rendile võtnud, tootnud, kaevandanud, töödelnud või remontinud. Teiseks, reisi eesmärk on veose vedamine ettevõttesse või ettevõttest või veose ettevõtte sisene või väline ümberpaigutamine ettevõtja oma tarbeks. Sellise veo puhul kasutatavaid mootorsõidukeid juhivad ettevõtja poolt tööle võetud töötajad või lepingulise kohustuse alusel ettevõtte käsutusse antud töötajad. Veost vedavad sõidukid kuuluvad ettevõtjale või ettevõtja on need järelemaksuga ostnud või rentinud. Kusjuures rentimise korral vastavad sõidukid tingimustele, mis on ette nähtud siin nimetatud direktiiviga. Ja lõpetuseks, et selline veose vedu on ettevõtjale ainult lisategevusala. Mis puudutab seda teist nõuet, ehk siis, et sõiduki juhtimine ei ole sõidukijuhi peamine tegevusala, siis meil ei ole konkreetset määratlust.
aga me saame viidata põhjenduspunktile number 10 2022. aasta direktiivis 2561, mis käsitleb sõidukijuhtide väljaõpet ja koolitust, sest me leidsime, et siin on väga kasulikult see säte sõnastatud. Ehk siis üldiselt ei peeta sõiduki juhtimist sõidukijuhi põhitegevuseks, juhul kui ta kulutab sellele vähem kui 30% ühe kuu jooksvast tööajast. Aitäh kuulamast. Tänan. Aitäh, Luka. Ja nüüd palun oma kolleegil Seamus Lynchil, kes on jõustamise ja analüüsi üksusest, rääkida väga praktiliselt sõidu- ja puhkeaja eeskirjadest. Palun, Seamus. Aitäh, Ivan, tere hommikust kõigile. Minu nimi on Seamus Lynch ja ma töötan Euroopa Tööjõuametis, täpsemalt jõustamise ja analüüsi üksuses. Täna teen ma sellise baassissejuhatuse määruses number 561/2006, mis puudutab siis just veoettevõtjaid ja väikeste tarbesõidukite juhte ja kasutamist. Praegu ei ole tegemist koolitusega, aga ma käin läbi peamised punktid, mis mõjutavad teie igapäevatööd, kaasa arvatud toon näiteid selle kohta, kui pikk võib olla maksimaalne sõiduaeg, millised on kohustuslikud puhkeperioodid ja miinimumnõuded ööpäeva ja nädalastele puhkeperioodidele. Niisiis, kõigepealt vaatame piiranguid sõiduajale. Kehtestatud on maksimumlimiidid. Meil on ööpäevane, nädalane ja 2-nädalane sõiduperiood. Ööpäevane sõidupiirang on 9 tundi ööpäevas. Seda saab aga ületada 2 päeval nädalas, kuid mitte üle 10 tunni ei tohi see ikkagi kesta. Iganädalane sõiduaja piirang on 56 tundi nädala kohta ja 2 nädala piirang, mis tähendab mis tahes 2 järjestikust nädalat, selle perioodi jaoks on siis maksimaalne sõiduaeg 90 tundi. Liigume edasi puhkepauside juurde ja siin on antud alati miinimumpiirid. Nii, kui juht on sõitnud 4,5 tundi, peab ta tegema puhkeperioodi vähemalt 45 minutit. Selle võib jagada ka osadeks, 2 osaks. Esimene osa peab kestma vähemalt 15 minutit ja teine osa vähemalt 30 minutit. Ja teine puhkepaus, see, mis on vähemalt pool tundi pikk, see tuleb võtta hiljemalt 4,5 tunnise sõiduperioodi lõpus. Ma toon hiljem näited ka, et seda täpsemalt selgitada. Liigume edasi, vaatame ööpäevaseid puhkeperioode. Regulaarne ööpäevane puhkeperiood on vähemalt 11 tundi ööpäevas ja see peab olema katkematu. Aga seda võib lühendada maksimaalselt 9 tunnini väga konkreetsetel tingimustel. Iganädalane puhkeperiood on siis regulaarne nädalane puhkeperiood ja see peab olema 45 tundi järjest katkematult. Ja jällegi, seda võib lühendada, aga mitte rohkem kui 24 tunnini teatavatel juhtudel. Ja sel juhul tuleb puhkeaja lühendamine hiljem kompenseerida. Nii, enne kui ma hakkan näiteid vaatama ja täpsemalt tutvustan teile erinevaid asju, siis vaatame üle ka sümbolid, mida me kasutame. Juhid ilmselt teavad neid, ka oma näidetes kasutan neid just. Niisiis, sõiduaega tähistab rool, puhkepausi tähendab voodi, muu töö on tähistatud ristatud haamritega ja ruut, millest on siis diagonaaljoon läbi tõmmatud, näitab, et juht on saadaval tööandjale. Nii, aga alustame kõigepealt puhkepausidega. Määruses on öeldud, et pärast seda, kui juht on sõitnud 4,5 tundi, peab ta tegema katkematu puhkepausi, mis kestab vähemalt 45 minutit. Välja arvatud juhul, kui ta alustab puhkeperioodi pikemalt.
nii et antud näite juures, nagu näha, sõidab juht järjest 4,5 tundi. Seda siis järjest. Enne, kui ta saab nüüd sõitmisega jätkata, peab ta tegema 45-minutilise puhkepausi. Ta võib kõigepealt ka veose maha laadida, see ei ole probleem, aga ta ei saa rooli istuda enne, kui ta on 45 minutit puhanud. Ütleme siis täpselt, vähemalt 45 minutit puhanud. Puhkeperioodid on alati miinimumina. See ei takista juhil võtmast sugugi pikemat puhkepausi. Ja kui need 45 minutit on täis, siis tohib jälle rooli istuda ja sõita. Tegelikult ütleme siis nii, et kalkulatsioon algab nullist või kell pööratakse nulli tagasi selle koha peal. Kui juht on 45 minutit puhanud, siis ta saab kella nulli keerata ja algab uus sõiduaja arvestamine. Nii et me teaksime, et kuidas siis puhkeperioodidega siin järgmises osas ümber käia. Aga võtame nüüd järgmiseks selle jagatud pausi näite, nagu määruses on ju öeldud, et esimene paus peab olema vähemalt 15 minutit ja seejärel vähemalt 30 minutit paus. Nii, vaatame siis olukorda, kus juht sõidab järjest tund aega, siis tuleb 15-minutiline puhkepaus, nagu te näete, öeldud on vähemalt 15 minutit, siin ongi 15 minutit, siis ta sõidab edasi 3,5 tundi. Nüüd täitub 4,5 tundi sõiduaega kokku, ehk et ta peab võtma teise puhkeperioodi. Ja see juhtubki siinsamas. Kohe pärast seda, kui on kogunenud 4,5 tundi sõiduaega kokku. Ja kui 45 minutit on täis puhkeperioodi ükskõik kas siis niimoodi tervikuna või jagatud 8 osaks, nagu me siin näeme, siis jällegi ajaarvestus läheb nulli ja juht saab rooli istuda. Ja antud näites siin toon ma siis välja samasuguse ajastuse, aga puhkepausid on võetud vastupidiselt. Juht sõidab kõigepealt tund aega järjest. Aga nüüd, selle asemel, et teha 15-minutiline paus, teeb ta pooletunnise pausi. See ei ole mingi probleem. See on ju vähemalt 15 minutit pikk. Nii, et see on määruse sätetega kooskõlas. Nüüd sõidab ta edasi 3,5 tundi. Jõuab 4,5 tunnise sõiduaja täitumiseni ja nüüd tahame me näha vähemalt 30-minutilist pausi siin lõpus. Aga tema paus on 15 minutit. Nii et põhimõtteliselt tundub sarnane, aga puhkeperioodid on vastupidiselt ja siit ei ole enam reeglid täidetud. Esimene paus, jah, ta on vähemalt 15 minutit. Aga teise osaga, ehk et 30 minutit peab olema see teine paus, enam kooskõla ei ole ja tekib rikkumine. Väga oluline on, et juhid ja ka veoettevõtjad seda teavad, et need puhkeperioodid tuleb teha õigel viisil. Ja veel üks slaid puhkepauside kohta. Siin on siis öeldud, et kui puhkeperiood vähemalt 45 minutit järjest või siis jagatuna 15 minutit pluss 30 minutit, et kui need võetakse enne seda, kui täitub 4,5 tundi sõiduaega, siis ka see keerab kella nulli sõiduaja mõttes. Vaatame. Antud juhul sõidab juht 30 minutit. Puhkepaus 20 minutit. See kõik ju sobib, eks ole? See on vähemalt 15 minutit kestuselt. Nüüd sõidab ta veel 2 tundi. Tal on täitunud 2,5 tundi sõiduaega. Ta teeb teise pausi 35 minutit. See tõsiasi, et ta on nüüd
puhkeaega kasutanud vähemalt 45 minutit, käivitab jälle uuesti ka sõiduaja arvestuse nullist ja nüüd ta jätkabki sõitu. See ei ole nii, et juht ei tohi pikemat pausi teha enne, kui 4,5 tundi on täitunud. Ei, see sõiduaja arvestus algab nullist siis, kui on täitunud 45 minutit puhkeperioodi, ükskõik kas see võeti järjest või kahes osas, nii nagu siin näidatud. Nii, aga liigume siis edasi ööpäevase sõiduaja juurde ja siin räägime maksimumaegadest. Sõiduaeg ei tohi ületada 9 tundi ööpäevas, aga erandina võib see olla maksimaalselt 10 tundi, kuid mitte rohkem kui 2 korda nädalas. Ja siin on nüüd väga lihtne näide, kus sõiduki juht sõidab 2 korda järjest 4,5 tundi ja selle vahel on 45-minutiline puhkeperiood. See on seadusega kooskõlas, puhkeperioodi reegleid on täidetud ja pärast 9 tundi sõitmist ta lõpetab ka oma tööpäeva. Teine stsenaarium siin allpool näitab, et ta läheb üle 9 tunni, sõidab 10 tundi. Ja jällegi, nagu näha, 45 minutit puhkust 2-4,5 tunnise sõiduaja vahel ja siis veel üks 45 minutit pausi. Kui nii on, siis ta võib veel 1 tunni jagu sõita. See on niisugune lihtne näide ööpäevasest sõiduajast, aga nagu ma ütlesin, 9 tundi võib ületada ainult 2 korral nädalas. Ja sellel päeval, kui seda ületatakse, ei tohi ka sõita rohkem kui 10 tundi järjest. Ja läheme nüüd nädalase ja 2-nädalase sõiduaja juurde. Määruses on öeldud, et nädalane sõiduaeg ei tohi ületada 56 tundi ja 2-nädalane sõiduaeg, see tähendab, et 2 järjestikusel nädalal kogunenud sõiduaeg ei tohi ületada 90 tundi. Vaatame ka siin näiteid. Esimesel nädalal sõidab juht 56 tundi, mis ongi maksimaalne piirang. Teisel nädalal sõidab ta 34 tundi. Kui me vaatame neid nädalaid koos, siis näeme, et kõik on seadusega kooskõlas. Ta ei ole reegleid rikkunud, kokku on 90 tundi 2 nädala peale. Nüüd 3. nädalal sõidab ta 45 tundi. Kui me võtame teise ja 3. nädala kokku, tuleb 79 tundi. Jälle sobib. 4. nädalal sõidab ta 45 tundi. Ja kui võtta 2 järjestikust nädalat, 3 ja 4, siis jällegi kõik on reeglitega kooskõlas, ta ei ole 90 tundi ületanud sõiduajana. 5. nädalal sõidab ta 50 tundi. Ka see on nädalase sõiduaja piiri sees. Aga nüüd, kui me arvutame 2 nädalast sõiduaega, siis on tal rikkumine. Sellepärast, et ta on sõitnud kokku 95 tundi ja see ei ole lubatud 2 järjestikuse nädala jooksul. Ja jällegi 6. nädalal sõidab ta 40 tundi, mis on igati nädalase limiidi sees ja samuti on see kooskõlas 2 nädalase piiranguga 90 tundi. Läheme nüüd edasi ööpäevase puhkeperioodi juurde. Asjad lähevad natuke keerulisemaks, aga ma teen nii aeglaselt, kui ma saan. Regulaarne ööpäevane puhkeperiood tähendab igat puhkeperioodi, mis kestab vähemalt 11 tundi. On olemas ka lühendatud ööpäevane puhkeperiood, mis tähendab vähemalt 9 tunnist puhkeaega, aga alla 11 tunnist perioodi. Vaatame ka seda ühe näite varal. Regulaarne ööpäevane puhkeperiood. Niisiis, meil on sõidukijuht, kes alustab oma vahetust hommikul kell 8, neljapäeva hommikul, nagu te näete. Ja see on kohe pärast tema eelmist, kas siis ööpäevast või iganädalast puhkeperioodi. Aga neljapäeva hommikul kell 8 läheb ta tööle. Siin on nüüd ära
toodud tema päevased tegevused. Teil on ilmselt meeles need sümbolid, mida nad tähistasid. Rool tähistab sõiduki juhtimist, voodi rohelisega tähistab puhkepausi, kollasel taustal ristatud haamrid ja tähistab siis seda, et ta teeb muud tööd. See võib olla näiteks peale ja mahalaadimine. Ja kõik need tegevused moodustavad tema päeva, kaasa arvatud puhkeperioodid on siin sees ja ta lõpetab õhtul kell 9. Niisiis, tema tööpäeva pikkus on 13 tundi. Ta ei ole tööd teinud 13 tundi järjest, sellepärast et siin on ka puhkepausid sees. Ja transpordisektoris on eraldi väljend selle kohta, mis tähistab tööaega, ütleme, vahetuse algusest kuni lõpuni. Ja see on siis, ütleme, see vahetuse kestus ühe juhi jaoks meil. Nüüd tuleb siis ööpäevane puhkeperiood ja nagu antud juhul näete, puhkab ta 11 tundi. See periood lõpeb reede hommikul kell 8, misjärel ta alustab juba järgmise tööpäevaga. Ja mida siin nüüd eraldi välja tuua ongi see, et need 24 tundi siin on tähtsad, nagu näete, 8:00 neljapäeval kuni 8:00 reedel. See on 24 tundi, selle aja jooksul on sõidukijuht võtnud ööpäevase puhkeperioodi vähemalt 11 tundi. Ja määruses öeldaksegi, et sõidukijuht peab saama regulaarse ööpäevase puhkeperioodi või lühendatud ööpäevase puhkeperioodi iga 24 tunnise perioodi jooksul alates siis tööpäeva algusest ja tema puhul on see siin kell 8 neljapäeva hommikul. Ja see on hästi tähtis moment siin, sest üks asi on arvestada miinimumperioode, aga ülioluline on see, et see miinimum puhkeperiood, nagu te siin stsenaariumis näete, 11 tundi, et see mahub 24 tunni sisse, mille arvestus käivitub tegevustega alustamisest, siis neljapäeva hommikul kell 8. Aga liigume edasi järgmise näite juurde. Jälle alustame neljapäeva hommikul kell 8. Ja antud juhul on juhil lühem tööpäev. Ta lõpetab kell 16:00. Nii et tema tööpäeva pikkus või ütleme siis vahetuse pikkus antud juhul on 8 tundi. Ja pidades silmas, et meile on tähtis 24-tunnine periood, nagu eelmisel slaidil rääkisin, siis on ju üsna selge, et tema saab siit kirja igati sobiliku ööpäevase puhkeperioodi. Olgu see siis lühendatud või mitte. Nii et 24 tundi miinus 8 tundi tööaega, see tähendab, et ei ole mitte mingit probleemi ega rikkumise ohtu tema jaoks. Ja nagu siit stsenaariumist näha, tema puhkeperiood kujuneb siis 14,5 tunni pikkuseks. Sest nagu ma ütlesin, puhkeperioodid antakse alati miinimumina. Ja regulaarne ööpäevane puhkeaeg ei pea olema 11 tundi täpselt, see võib olla 12, 13, 14, mis iganes tunde. Nii et antud juhul 14,5 tundi ööpäevast puhkeperioodi, see langeb 24 tunni sisse ilusti. See 24 tunni arvestus algab siis neljapäeva hommikul kell 8 antud juhul ja tööpäev järgmine algab tal 6:30 reede hommikul. Nii et selle stsenaariumi juures probleeme polnud. Vaatame nüüd näidet lühendatud ööpäevasest puhkeperioodist. Tema alustab esmaspäeva hommikul kell 8. Siin on päevased tegevused, siin on sõiduaeg, muud ülesanded, puhkeperioodid, kõik on seadusega kooskõlas ilusti. Ta lõpetab esmaspäeva õhtul kell 11. See on 15-tunnine vahetuse pikkus või tööpäeva pikkus. Sellele järgneb puhkeperiood
ja teisipäeva hommikul läheb ta jälle tööle, nagu te näete, kell 8. Jälle on meil tegemist täpselt 24-tunnise perioodiga, mida me arvestasime. Nüüd, kui siia lisada üks oluline asi, nimelt, et sõiduki juhil võib olla maksimaalselt 3 lühendatud ööpäevast puhkeperioodi iga 2-nädalase perioodi sees. Sellest räägime natuke hiljem. Siis võtame lihtsalt üks juhuslik näide siin, et kui laupäeval või pühapäeval on sõiduki juhil iganädalane puhkeperiood, siis esmaspäev, teisipäev, kolmapäev võib ta kasutada regulaarset puhkeperioodi, lühendatud puhkeperioodi, aga edasi peavad tulema regulaarse pikkusega. Sellepärast, et 2 nädalase puhkeperioodi vahel ei tohi neid olla lühendatud kujul rohkem kui 3. Nii et üks asi on tundide vaatamine vahetuse algusest vahetuse lõpule. Kui see läheb üle 15 tunni, siis juba enam ei ole võimalik saavutada ka lühendatud puhkeperioodi. Kui sõiduki juhil on vaja puhata vähemalt 11 tundi, siis tähendab, et tema tööaeg ei saa olla pikem kui 13 tundi. Ja vabandust, ütleb kõneleja, siin slaidil on mul tegelikult näidatud, et kuidas need rikkumised võivad tekkida. Nii et siin on stsenaarium, kus ta läheb siis juht meil kell 7, alustab oma vahetust, lõpetab õhtul kell 23.00. See tähendab, et vahetuse pikkus on 16 tundi. Ja see on just see, millele ma hetk tagasi viitasin, et nüüd ei ole tal võimalik olla kooskõlas selle osaga reeglist, milles öeldakse, et ööpäevast puhkeperioodi arvestatakse 24-tunnise perioodi sees. Kui ta nüüd alustab regulaarset ööpäevast puhkeperioodi minimaalselt 9 tundi ja lõpetab selle perioodi hommikul kell 8 teisipäeval ja alustab uuesti tööga, siis tema jaoks on probleem selles, et kuigi puhkeaeg oli 9 tundi, siis ei jäänud see 24 tunni sisse, kui ta alustab hommikul kell 7 juba. Nii et siin on tegemist rikkumisega. Minimaalset ööpäevast puhkeperioodi arvestatakse 24 tunni jooksul alates sellest, kui lõppes eelmine ööpäevane või nädalane puhkeperiood. Aga liigume edasi nädalase puhkeperioodi juurde. See tähendab vähemalt 45 tunnist katkematut puhkeaega. Lühendatud iganädalane puhkeperiood tähendab katkematut puhkeaega alla 45 tunni. Seda võib lühendada minimaalselt siis, et ta kestab 24 tundi järjest. Kui sageli iganädalast puhkeperioodi peab võtma, määruse kohaselt peab sõidukijuht alustama iganädalast puhkeperioodi hiljemalt siis, kui on möödunud 6 24 tunnist perioodi. Eelmise nädalase puhkeperioodi lõpust. Ehk teisisõnu hiljemalt 6 päeva jooksul. 6 24 tunnist perioodi. Vaatame siin ka näidet. Siin on 6 nädala graafik sõidukijuhil. Esimesel nädalal näeme, et tema regulaarne nädalane puhkeperiood on 45 tundi. See lõpeb millalgi siin laupäeva hommikul. Teisel nädalal kasutab ta ära ka teise nädalase puhkeaja, nagu te näete. See on võetud 6 päeva jooksul, nii et 6 korda 24 tundi, eks ole. Siin puhkepäevade sagedusega probleemi ei ole. Samamoodi 3. nädalal sagedusega probleemi ei ole. Siin on nädalane regulaarne puhkeperiood 4 tundi või 45 tundi. 4. nädalal näeme jällegi nädalast puhkeaega. See on nüüd lühendatud, see on 24 tundi ja see on lubatud ja ka 6 päeva jooksul ilusti. 5. nädala puhkeperiood on samuti kooskõlas, aga täpselt piiri peal, sest ta on kasutanud täielikult ära need 6 24 tunnist perioodi alates eelmisest iganädalasest puhkeperioodist. Aga probleemi ei ole, kõik on hästi, rikkumist ei ole. Ja 6. nädalal on tal ka 6 päeva jooksul, siis 6 päeva lõpus võetud iganädalane puhkeperiood. Niisiis igal nädalal on kasutatud õiget perioodi ja meil sagedusega probleemi ei ole. Väga hea.
Aga vaatame nüüd seda 2 nädala reeglit. Määruses on öeldud, et selle sisu on selles, et mis tahes 2 järjestikuse nädala jooksul peab juht võtma 2 regulaarset nädalast puhkeperioodi, mis on minimaalselt 45 tundi, või 1 regulaarne nädalane puhkeperiood ja 1 lühendatud puhkeperiood, mis on vähemalt 24 tundi. Nii et nädalal 1 ja 2 on kokku 45 tundi pluss 45 tundi puhkeperioodi või 45 pluss 24 tundi või vastupidi. Ja vaatame nüüd neid sama graafikut, mida eelmise teemaga. Nii, esimesel nädalal on puhkeperiood 40, kõneleja vabandab, ütleb, et võtame 2 nädalat ikkagi koos siis nüüd ette. Me näeme, et siin on 1 regulaarne ja 1 lühendatud puhkeperiood. See on kõik ilusti kooskõlas. Aga vaatame nüüd nädalaid 2 ja 3 koos. Need on järgmised 2 järjestikust nädalast. Kas siin on ka kõik kooskõlas? On 1 lühendatud, 1 regulaarne puhkeperiood. Edasi nädalad 3 ja 4. Jällegi 1 regulaarne, 1 lühendatud periood, kõik on reeglitega kooskõlas. Liigume järgmise 2 järjestikuse nädala juurde, ehk siis 4 ja 5. Nüüd on meil probleem, sellepärast et nendel 2 järjestikusel nädalal ei ole meil 1 regulaarset, 1 lühendatud, vaid on 2 lühendatud puhkeperioodi. Ehk tegemist on rikkumisega. Ja vaatame viimast 2 nädalat, kus on 1 lühendatud ja 1 regulaarne puhkeperiood, jälle sobib. Aga meil on ikkagi rikkumine 4. ja 5. nädala juures. Niisiis, te peate veenduma, et kõik 2 järjestikust nädalat oleksid korraldatud nii, et on vähemalt 1 regulaarne puhkeperiood. Ka siin on võimalik erand, aga ainult kindlatel tingimustel. Ehk et reeglile on kindlatel tingimustel lubatud erand. Määruses on öelnud, et rahvusvahelise veoga töötav juht, ehk siis tänased osalejad, võivad väljaspool asutamisliikmesriiki teha 2 järjestikust lühendatud nädalast puhkeperioodi eeldusel, et 4 järjestikuse nädala jooksul võtab juht vähemalt 4 regulaarset nädalast puhkeperioodi, millest vähemalt 2 peavad olema regulaarsed puhkeperioodid. Nii et lähme tagasi selle 6 nädala graafiku juurde. Eeldame nüüd, et tegemist on rahvusvahelise veoga. Juht alustas oma iganädalast puhkeperioodi väljaspool ettevõtte asutamisriiki, aga kas teised 2 tingimust on ka täidetud? Nii, vaatame neid 4 nädalat koos. Me nägime, et 2 nädala reegli puhul oli 4. ja 5 nädala juures rikkumine. Aga kas ta täidab erandi tingimused siin? Võtame nüüd kõrvale jooksvad 4 nädalat. Ehk siis nädalad 2, 3, 4 ja 5 ja otsime siit 2 regulaarset iga nädalast puhkeperioodi. See on ju üks tingimustest, et 4 nädala jooksul vähemalt 2 regulaarset, kui tahetakse kasutada 2 lühendatud puhkeperioodi. Aga me leiame siit ainult 1 3. nädalal. Ja seega erandit antud näite korral kasutada ei saa ja rikkumine jääb rikkumiseks. 5. nädalal on ju ka lühendatud puhkeperiood. Nii et juht on võtnud ainult 1 regulaarse puhkeperioodi 4-nädalase perioodi kestel, ehk siis 2. nädalal. Ja see ongi minu poolt kõik. Suur aitäh teile, läksin natukene üle aja, aga andke andeks ja Ivana, nüüd sõnajärg sulle tagasi. Ja suur aitäh, Seamus. Suur aitäh huvitava ja täpse ettekande eest ja nüüd on mul väga hea meel kutsuda teie ette minu kolleeg Ivona Kašpiksova, kes teeb ettekande sõidukijuhtide lähetamise kohta. Palun, Ivona, sõna on sul. Ja, suur aitäh. Nüüd oleme jõudnud 3. 20-minutilise sessiooni juurde ja see on veel üks osa sotsiaalõigusnormidest maanteevedudes ja mina räägin siis sõidukijuhtide lähetamisest.
Vaatame kõigepealt, mida lähetamine üldiselt tähendab. See ei ole midagi uut, see ei ole uus seadusesätte. Esimene vastavasisuline direktiiv, nagu te ekraanilt näete, toodi välja juba 1996. aastal. Seejärel 2014. aastal tuli järgmine direktiiv, millega hakati siis reegleid jõustama. Ja seejärel 2020. aastal, kuna paljud liikmesriigid leidsid, et võib-olla sõidukijuhte peaks natukene täpsemalt vaatama ja kehtestati ka spetsiifilisemad reeglid just juhtide lähetamisele ja arvestades, et nende reeglite jõustamine tähendaks ka teeäärset kontrolli, mille käigus siis vaadatakse töötamise poolt ehk lähetust, siis liikmesriigid koos otsustasid Euroopa Liidu tasandil, et ei hakka sõidukijuhti üle koormama teeäärse kontrolli käigus nende küsimustega, vaid et osa sellest sisulisest kontrollist saab jääda ametniku töölaua taha, see tähendab, et ettevõtja saab veebi kaudu esitada dokumendid ja hiljem siis vaadatakse, millised need sõidukijuhi töötingimused täpselt on. Niisiis, kui me nüüd vaatame põhiasju töötajate lähetamise kohta, siis kõigepealt tuleb mõista, mida tähendab lähetatud töötaja, kes ta on. Siin slaidi peal on näha lähetatud töötaja määratlus, töötaja, kes on piiratud aja jooksul tegemas tööd muu liikmesriigi territooriumil kui riik, kus ta tavaliselt töötab. Ja siinjuures on oluline, nagu te näete ka direktiivi nimetusest, mis on raamiga tähistatud, et see puudutab siin teenuste osutamist. Ehk et kui veoettevõtja pakub veoteenust ja selle teenuse pakkumiseks omakorda siis kasutatakse töötajaid, sõidukijuhte, oletame, et ettevõtte riigist A teostab vedusid teistesse riikidesse, siis ettevõtte töötajad, sõidukijuhid on piiratud aja jooksul teise riigi territooriumil tegemas tööd. Nad on siis teises riigis kui see, kus ta tavapäraselt töötab. Nii et selles raamistikus on oluline see seos ettevõtte asukohariigiga, ehk ütleme siis päritoluriigiga, ja teiseks sellega, et teenust osutatakse teises liikmesriigis. Aga maanteevedudes me näeme, et 2020. aastal kehtestati spetsiifilised reeglid, mis on kohandatud kujul, niisiis võrreldes selle direktiiviga, mis tuli välja 1996. aastal. Nii et need põhireeglid 1996. aastast asetati konkreetselt maanteevedude konteksti ja täna soovingi ma neid teile tutvustada ja juhtida tähelepanu sellele tõsiasjale, et ELA andis hiljuti välja need brošüürid, milles me väga arusaadavalt püüame siis selgitada neid õigusi ja kohustusi seoses erinevate sotsiaalõigusnormidega ja mis hakkavad kehtima 1. juulist ja üks nende seast on siis ka lähetamine, nagu öeldud juba. Miks lähetamine on juhtidele nii oluline? Siia ma kopeerisin nüüd brošüürist esitatud teksti, ehk et siin on öeldud, et miks võib olla juhina õigus kõrgemale töötasule, kui olete lähetuses. Inglise keeles kasutatakse siin sellist pikka keerulist sõna remuneration, aga see sisuliselt on töötasu või palk. Ja vastavalt lähetuse reeglitele kehtivad siis töötasule kindlad tingimused. Meie keskendume peamiselt sellele, siin on ka muid tingimusi juures, aga just, et millist töötasu peab juht saama, kui ta on teises liikmesriigis. Võtame näiteks, et Poola sõidukijuht on lähetatud Saksamaale. Ta teostab seal vedusid ja need veod on sellised, et tuleb kohaldada lähetamist ja see periood, kui ta Saksamaalt töötab, selle eest peab ta saama Saksamaal makstavat töötasu. Nii et oluline on see, et töötasu arvutatakse vastuvõtva liikmesriigi palkade järgi, kui tegemist on lähetusega. See kõlab võib-olla väga keeruliselt, aga võtame ette varsti sellised näitlikustavad kaardid ja sealt tuleb selgemini välja, mida ma öelda tahan. Aga veel enne, siin on nüüd siis näha erinevad veoliigid ja praegu me näitame seda kõike niimoodi väga tempokalt ja kokku pressituna ja ma saan aru, et te saate palju uut infot, mida läbi seedida.
Aga siit näete siis väga kokkuvõtlikult, et millistel juhtudel kehtivad lähetuse reeglid ja millistel mitte. Ja järgmise 15 minuti jooksul vaatame kõik need erinevad variandid läbi, need veoliigid. Ja kõigepealt on siin siis kahepoolsed veod. See tähendab, et vedu kahe riigi vahel, millest üks on veoettevõtja asukoha liikmesriik. Ja kui veoettevõtja teostab vedu oma sõidukijuhtidega, siis lähetamise reegleid siin ei kohaldata. Lähetamist ei toimu. See tähendab, et veoettevõtja transpordib kaupu asukoha liikmesriigist mujale, välismaale või välismaalt siis liikmesriiki. Siis lähetamist ei ole. Samuti ei ole lähetamist siis, kui veoettevõtja läbib teise liikmesriigi nii-öelda transiidi korras, ilma et seal peale või mahalaadimist toimuks, siis ka lähetust ei ole. Aga kui ettevõtja veab veoseid kahe liikmesriigi vahel, millest kumbki ei ole tema asukoha liikmesriik, siis on tegemist välisriikide vahelise veoga. Seda terminit üheski Euroopa Liidu direktiivist ei leia, aga igal juhul meie seda väljendit kasutame Euroopa Liidus, kui me räägime kõikidest vedudest, mis ei ole siis kahepoolsed rahvusvahelised veod. Nii et antud juhul läheme tagasi oma näite juurde. Meil on Poola veoettevõtja, kes veab kaupu Saksamaa ja Prantsusmaa vahel. Ettevõtja ei ole registreeritud või asutatud ei Saksamaal ega Prantsusmaal, siis on tegemist tüüpilise välisriikide vahelise veoga ja siin tekib lähetus. Sama lugu on kabotaažvedudega, sest nagu te nägite juba Luca Tassoni Euroopa Komisjoni esindaja ettekandest, siis kabotaažvedu loetakse ka riigisiseseks veoks. See tähendab, et veoettevõtja siis veo käigus nii peale kui maha laadib kauba välisriigis. Niisiis, need on need tüüpilised juhtumid, kui kasutatakse lähetust. Ja siis on veel üks veoetapp, see on tühisõit. Näiteks kui sõidetakse laadimiskohta või kui kaup on juba maha laaditud ja sõidetakse tagasi kas siis uude järgmisesse laadimiskohta või tagasi koju. Ja nüüd sõltub järgmisest veost või järgmisest tegevusest see, kas lähetus tekib või ei. Vaatame siis järgi ikkagi nende kaartide pealt, mida ma üritan selgitada ja üks kommentaar veel, et slaidide peal on näha ELA logo, aga on näha ka CORTE logo. CORTE on maantee transpordisektori organisatsioon, kes kõik need suurepärased slaidid ette valmistas, nii et tunnustame ja täname ka nende panuse eest ettekandesse. Aga vaatame nüüd kiiresti üle. Kui ma teile kaarte näitan, siis seal on pidevjoonega tähistatud koormaga vedu, katkendjoon on tühisõit, ma arvan seda helesinist katkendjoont ehk ühtegi veoetappi, mis toimuks merel, meil ei ole, aga siis on L näiteks 1, see on siis esimene laadimiskoht, U3 tähistab kolmandat mahalaadimiskohta ja nii edasi. Ja siis on veoettevõtja asutajakoha liikmesriigi sümbol ja see sinine tärn tähistab siis teeäärset kontrolli, aga neid ma siin ette ei võta, sellepärast et järgmistel webinaaridel me juba käsitleme neid teemasid täpsemalt. Niisiis, kahepoolsed veod, nagu öeldud, tegemist on veoga, kus veetakse kodumaalt välja või kodumaale sisse. Aga vaatame nüüd kaarti. Ja me kasutame seda süsteemi siin läbivalt, et üleval vasakul nurgas on ära märgitud ettevõtte asutamisliikmesriik, see on väga oluline info, ehk et kust on ettevõtja pärit. Antud juhul on tegemist Itaalia ettevõttega. Nii et Itaalia ettevõte laeb kauba peale Itaalias ja veab need Prantsusmaale. Laadimine toimub Prantsusmaal, kõneleja vabandab, ütleb, et laadimine toimub Itaalias ja siis sõidetakse Prantsusmaale. Prantsusmaal sõidetakse L2 ehk laadimispaika number 2 ja siis tagasi Itaaliasse. Tegemist on kahepoolse veoga. Kuna mõlemad veod kas algasid või lõppesid
ettevõtja asukoha liikmesriigis ja juhile ei teki lähetust. Kahepoolsete vedude korral lähetust ei kasutata. Liigume edasi. Transiit. Nii nagu öeldud, transiit tähendab seda, et läbitavas liikmesriigis ei toimu peale ega mahalaadimist. Loomulikult kohvipausi võib teha ja puhata, aga veoga seotud toiminguid ei toimu. Nii, meil on siin Sloveenia veoettevõtja, kaup laaditakse peale Sloveenias, seejärel läbib veok Itaalia, aga seal peale mahalaadimist ei toimu. Mahalaadimine toimub alles Prantsusmaal. Siin on jällegi oluline, et tegemist on kahepoolse veoga, kuna pealelaadimine toimus ettevõtja asukoha liikmesriigis, nii et üks kahest riigist, kas peale- või mahalaadimise koht on ettevõtja asukoha liikmesriik. Nii et sisuliselt on tegemist kahepoolse veoga ja nii nagu juba öeldud, siis lähetamist siin ei ole. Antud juhul läbib teekond ka Itaalia, aga kuna siin on tegemist transiidiga, siis jälle sõidukijuht ei ole sinna lähetatud, sest tegemist on kahepoolse veoga või transiidiga. Liigume edasi välisriikide vaheliste vedude juurde ja see tähendab seda, et ettevõtja teostab vedusid kahe riigi vahel, millest kumbki ei ole tema asukoha liikmesriik. Antud juhul on meil tegemist Portugali ettevõtjaga. Portugali ettevõtja alustab tegevust Portugalist, aga see on tühisõit. Ta sõidab ja esimene pealelaadimine toimub Hispaanias. Niisiis pealelaadimine ja edasi sõit Prantsusmaale, kus toimub mahalaadimine ja siit suundutakse järgmisesse punkti, kust võetakse kaup peale, mis tuuakse omakorda Hispaaniasse. Ja siit sõidetakse tagasi koju Portugali. Nii et see on nüüd esimene slaid, kus tekib lähetus juhile. Sellepärast, et ettevõtja teostab töö kahe riigi vahel, millest kumbki ei ole tema asukoha liikmesriik. Nii et antud juhul on tegemist lähetusega, aga tekib uus küsimus, millal lähetus algab ja millal täpselt lähetus lõpeb. Sest meil on kaks kohta, kas piiriületusel või laadimiskohas võib lähetus alata ja samamoodi tagasiteel, kas siis piiril kodumaale sõites või mahalaadimiskohas number 2. Vaatame täpsemalt, nagu ma ütlesin, sõidukijuht sõitis laadimispaika tühisõiduna ehk siis Hispaaniasse. Tegemist on tühisõiduga, aga sõidu eesmärk on see, et kaup laaditakse peale ja siis hakkavad kehtima lähetusreeglid ehk et juba see tühisõit on lähetusega hõlmatud. Miks mitte juba Portugalist, kodust alates? Sellepärast, et lähetust ei saa kodumaal kasutada, lähetus on ikka välisriigis. Ei saa oma kodumaale lähetada sõidukijuhti. See tähendab, et esimene hetk, kus lähetus algab, ongi piiriületus Hispaaniasse. Ja siin on nüüd esimene osa tühisõidust enne kauba peale laadimist, kus juba lähetus kehtib pärast piiriületust. Ja siin lõpus on nüüd, U1 ja L2 vahel Prantsusmaal on samuti tühisõit, aga tühisõidu lõpus laeb ta peale kauba ja sealt edasi peavad lähetusreeglid kehtima, nii et ka see tühisõit, mis toimub Prantsusmaal, on lähetus. Ja veel üks asi. Lähetus tehakse igasse riiki eraldi, välja arvatud transiitriikidesse. Ja nii nagu me rääkisime ju, et transiidi korral lähetust ei ole, aga siin antud juhul on meil lähetus Hispaaniasse, lähetus Prantsusmaale ja jälle lähetus Hispaaniasse. Vaatame nüüd, millal lähetus selle stsenaariumi korral lõpeb. See lõpeb mahalaadimiskohas number 2. Miks? Sellepärast, et tühisõit, mis järgneb, on juba teekond koju. Nii et järgmine tegevus juhi jaoks on koju jõudmine. Ja siin enam ei ole selliseid tegevusi, millele lähetamist tuleks kohaldada. Ja see on ka põhjus, miks me siin U2 kuni koduni ei saa lähetust kasutada. Nii et need reeglid on tõesti väga tähtsad ja vaatame järgmist näidet. Üldiselt on siis nii, et välisriikide vaheliste vedude korral on sõidukijuht lähetuses, aga kabotaaž. Vaatame neid ka kiiresti. See on riigisisene vedu.
Nii peale, kui maha laadimine toimub samas liikmesriigis, ehk et mitte kahe erineva liikmesriigi vahel, vaid ühes ja samas välisriigis. Vaatame lähemalt. Ja nagu ikka vaatame üles vasakule nurka kõigepealt, me näeme, et asukoha liikmesriik on Itaalia. Ehk et tegemist on Itaalia ettevõttega. Kaup laaditakse siin peale ja maha laaditakse see juba Prantsusmaal. Ma näitan teile kogu teekonna ära, et siis teate, mis siin tulemas on ja mida sõidukijuht teeb. Nii, ja kodutee lõpetuseks. Mida me siis nüüd nägime? Me näeme, et kõigepealt toimub tegevus Itaalia ja Prantsusmaa vahel. Ja nagu me teame, tegemist on Itaalia ettevõtjaga. Seega, tegemist on kaubaveoga Itaaliast, Itaalia ettevõtjaga ja siit saame me siis kahepoolse vea. Ehk et esimene osa ei too kaasa lähetust, sellepärast et kahepoolsed veod lähetust ei eelda. Aga edasi näeme me lõiku 2, L2 kuni U2, edasi ka 3 ja 4, mis kõik toimuvad Prantsusmaal riigisiseselt. Nii peale, kui mahalaadimine on Prantsusmaal, me ei hakka praegu kabotaaži reegleid täpsemalt vaatama, mitu veoetappi siin teha tohib ja nii edasi. Sellele tuleb võib-olla mõni teine webinar pühendada, aga tähtis on mõista, et mõlemad need tegevused algavad ja lõpevad siis ühes ja samas liikmesriigis, vastuvõtvas liikmesriigis ja nüüd on siis tegemist kabotaažveoga ja kabotaaži korral on alati ka lähetus. Nüüd on jäänud veel üks küsimus, et millal lähetus algab ja millal lähetus lõpeb Prantsusmaal. Nagu öeldud, kahepoolsete vedude korral, nagu see esimene L1 kuni U1, siin lähetust ei ole, aga pärast U1 kuni U4 on lähetus. U1-st L2 on tühi sõit, aga kuna sõidetakse täitma ülesannet, mille korral kehtib lähetus, siis algab lähetus juba pärast U1. Ja lähetus lõpeb pärast 4. mahalaadimist U4 juures. Kuna järgmine tegevus sõidukijuhi jaoks on juba sõit kodu poole. See oli nüüd väga kiire ülevaade nendest eeskirjadest, nendest peamistest asjadest, mis puudutavad lähetamist vastavalt veoliigile, aga lõpetuseks tahan ma veel öelda ka seda, et väga tähtis on mõista, milliseid dokumente veoettevõtja ja ka sõidukijuht peavad siis olema võimelised teeäärse kontrolli käigus ette näitama. Ja sektori spetsiifiline või sektoripõhine direktiiv, mis käsitleb lähetust, ütleb siis, et on 3 dokumenti, mis peavad juhil olema teeäärse kontrolli käigus ette näidata. Need on sõidumeeriku andmed, saateleht ja lähetusdeklaratsioon. Ja loomulikult sõidumeeriku andmed, sellepärast et nüüd alates 1. juulist peavad ka väikesed tarbesõidukid, mis tegelevad rahvusvahelise veoga või kabotaažiga, olema varustatud sõidumeerikuga ja variandiga just G2V2. Ja siis loomulikult ka teeäärsed kontrolli teostavad ametnikud neid andmeid näha küsivad. Nüüd, kui kaupa veetakse 2 liikmesriigi vahel, siis on ju oluline teada, kellelt kellele ja mida veetakse ja sellepärast on meile oluline saateleht. Ja 3. lähetusdokumentatsioon. Nimelt, kui te teate, et juht on teise riiki lähetatud, siis veoettevõtja kohustus on oma juhtidele lähetused ka deklareerida ja seda saab teha deklaratsioonide portaali kaudu. Aga nüüd, nagu öeldud, sõidumeeriku andmed, see on niisugune tavapärane väljatrükk, mille siis saab anda ametnikule, kes kontrolli teostab. Lisaks saateleht, siin on näha ka luba ja sõiduleht, aga kuna meie räägime väikestest tarbesõidukitest, siis meie räägime saatelehtedest, mitte sõidulehed ei ole siin nii tähtsad. Ja ma usun, et neid dokumendi erinevaid vorme te juba tunnete. Ja lõpetuseks, aga mitte sugugi kõige vähem olulisena, siis ka lähetusdeklaratsioon. Niisiis, kui lähetusega on tegemist, siis lähetusdeklaratsioon esitatakse mitte iga sõidu kohta, vaid ajaperioodi jaoks kuni 6 kuud ja sinna sisestatakse väga palju infot sõidukijuhi ja ettevõtte enda kohta. Ja kuhu see deklaratsioon esitatakse? On olemas
maanteetranspordi lähetusdeklaratsioonide portaal, see on üks väga tähtis koht, mida te peate ka hästi tundma. Ja on meil valmistatud ette väga palju lühikesi tutvustavaid videoid selle kohta, et kuidas see portaal siis kasutusele võtta, kuidas luua enda profiil, kuidas seejärel esitada lähetusdeklaratsioone juhi kohta. Ja see portaal on kõikides Euroopa Liidu ametlikes keeltes videod samamoodi ja leiate need Euroopa Komisjoni veebilehelt, aga ka ELA YouTube'i kanalilt leiate mõned vastavad videod. Ja sellega ma lõpetangi oma lühikese ettekande ja annan sõnajärje üle Toonjale, et ta saaks juba järgmise osa ette võtta. Aitäh! Suur aitäh, Ivona! Nagu te juba tänase webinari algul kuulsite, siis üritus toimub ELA ehk Euroopa Tööjõuameti eestvedamisel ja minul on nüüd väga hea meel teha ülevaade sellest, mis on Euroopa Tööjõuamet ja miks on see oluline sõidukijuhtidele, veoettevõtjatele ja sotsiaalsetele partneritele rahvusvahelise maanteetranspordi sektoris. On mõned väga kasulikud infoallikad, mida ma tutvustan ja mida saate kasutada uute protsessidega tutvumiseks. Nagu juba mitu korda mainitud, siis me avaldame kõik ettekanded, kaasa arvatud tänased. Nii et te saate ka hiljem slaidid ette võtta ja kasutada kõiki neid linke, mida me tutvustame siin. Ja kõigepealt ma teen võib-olla natukene provokatiivse avalduse ja slaidil on öeldud, et ELA on üks keeruline ja bürokraatlik asutus. Aga tegelikult on hästi oluline, et me teeme selliseid koolitusprogramme ja webinare nagu tänanegi, sellepärast et nii nagu Ivona ka meile rääkis, lähetusreeglid on üks asi, need võivad olla keerulised, aga ärge muretsege, me oleme selleks siin, et teid aidata ja mina üritangi nüüd näidata, kuidas täpselt. ELA on üks uuematest Euroopa Liidu ametitest ja see on järelevalvet teostav ja rakendusasutus asukohaga Bratislavas, Slovakkias ja see asutati alles 2019. aastal. Nii nagu Ivan juba alguses ütles, siis meie peamine eesmärk on aidata kaasa tööjõu liikuvusele, näiteks ka sellele, et siis LCV ehk siis väikeste tarbesõidukite juhid ja veoettevõtjad saaksid tegutseda kogu Euroopa Liidus. Ja me tagame selle, et Euroopa Liidu tööjõu liikuvuse reegleid kohaldatakse õiglaselt, üheselt ja tõhusalt, millega omakorda tugevdatakse võrdsust ja usaldust sellesse, mis on meie arvates kõige väärtuslikum kaup, nimelt Euroopa ühisturg. Meie tegevus tugineb 3 sambal. See tähendab 3 töövaldkonda ja need on siin slaidil näha. Kõigepealt on siis teabesammas, see on see, kus mina töötan ja meie peamine eesmärk on aidata kaasa info kättesaadavusele, pakkuda teenuseid nii üksikisikutele, tööandjatele kui ka teavitustöö tegijatele. Edasi on koostöösammas, siin toetatakse koostööd, vahetatakse infot liikmesriikide vahel ja teiste erinevate osapoolte vahel. Ja on 3. jõustamise sammas. See tähendab, et aidatakse kaasa reeglite jõustamisele seoses tööjõu liikuvusega. Ja korraldatakse inspektsioone, kontrolle ja muid jõustamisalaseid tegevusi selleks, et liikmesriikides oleks tagatud tööjõualase õiguse ühtlane rakendamine ja sellega kooskõlas olemine. Vaatame nüüd täpsemalt, mida me saame teha sõidukijuhtide, veoettevõtjate ja sotsiaalpartnerite jaoks just rahvusvahelise maanteetranspordi sektoris. Me korraldame kohapealseid üritusi, teabeüritusi, aga neid teeme ka veebis, nii et osalejad saavad tulla kas koha peale või jälgida veebis. Toimumiskohtadeks on erinevad liikmesriigid ja meie sihtrühmaks on sõidukijuhid, veoettevõtjad, sotsiaalpartnerid. Ja koolitustel käsitletakse erinevaid tööjõu liikuvusega seotud küsimusi, näiteks esimene liikuvuspakett. Meil on ka väga praktilised materjalid, mille abil on võimalik paremini mõista kehtivaid eeskirju. Ja meil oli selline kampaania, mille nimi on siis Tee õiglase transpordini ja selle kampaania käigus koostasime ka brošüüre näiteks sõidukijuhtide sõidu- ja puhkeajareeglite kohta või lähetuse küsimuste kohta ja need kõik on tasuta saadaval kõikides Euroopa Liidu keeltes ja ka mõnes Euroopa Liidu välises keeles. Materjalid saab alla laadida meie kodulehelt. Ja kui klõpsate nendele piltidele, mis mul siin slaididel on, siis jõuate otse nende allikate juurde. Siit slaidilt võite näha, et töötame välja
ja rakendame ka igasuguseid tööriistu, mis aitavad veoettevõtjal, sõidukijuhil, sotsiaalpartneril teada saada rohkem näiteks erinevate asjakohaste teemade kohta. Praegu töötame me välja ühte vahendit, millega muutub lihtsamaks töötasude võrdlemine, sest et see on ju rahvusvahelises maanteetranspordis lähetuse kontekstis väga oluline ja me anname kõikidele teada, kui see tööriist meil valmis saab. Ja väga hea meel on mul teavitada ka täiesti uuest kampaaniast, teavituskampaaniast uute reeglite kohta, mis hakkavad kehtima 1. juulist 2026. Selle kampaania nimetus on Väikesõidukid, suured muutused. Ja rühmaks on siis sõidukijuhid, veoettevõtjad, kes töötavad just väikeste tarbesõidukitega ja anname erinevatest uutest kohustustest, mis puudutavad sõidu- ja puhkeaega, sõidumeeriku teise versiooni kasutamist ja sõidukijuhtide lähetamist. Kui klõpsate sellele lingile, siis jõuate kampaania veebilehele, kus on hästi palju kasulikku infot uute reeglite ja nende täitmise kohta ja saab alla laadida brošüüri, kus võetakse kokku kõige asjakohasemad punktid ja me täiendame neid materjale veel järgneva aasta jooksul. Praegu on materjalid olemas inglise keeles, aga me lisame järjest ka teistes Euroopa Liidu ja kolmandate riikide keeltes materjale uue aasta algul. Oluline on teie jaoks teada ka seda, et me korraldame tänase sarnaseid veebinare ka edaspidi. Esimene on plaanis teha aprillikuus järgmisel aastal ja siis juba juulis. Lisainfot leiate ELA kodulehelt ürituste rubriigist. Ka Euroopa Komisjon avaldab väga kasulikku infomaterjali maanteetranspordi valdkonnas. Kui selle slaidi lingile klõpsata, siis jõuate leheküljele, kus on ära toodud erinevad reeglid maanteetranspordis töötamise kohta. Siin on väga erinevaid asjakohaseid eeskirju kirjeldatud ja vasakpool on näha need erinevad teemad alates sõidu- ja puhkeajast, sõidumeeriku kasutamisest, samuti miinimumpalga info, mida kasutatakse siis lähetatud töötajate korral. Ja jällegi on see veebileht erinevates keeltes loetav. Järgmine materjal, mida ma tahan näidata, on ELA veebileht ja siin on siis täiesti eraldi osa rahvusvaheliste vedude ja sotsiaalsete õigusnormide kohta. Ja siin slaidil on näha, kuidas õigete teemadeni jõuda. Siin on nüüd toodud õiguslik taust maanteetranspordis. Ja nagu näha, koosneb õiguslik raamistik direktiividest ja määrustest. Ja meelde tuletuseks veel kordan üle, et Euroopa Liidu määrus on õigusakt, mida kohaldatakse otse vahetult ühtlaselt kõikides Euroopa Liidu liikmesriikides. Kui määrus on vastu võetud, siis on sellel seaduse kaal kõikides liikmesriikides, kõik peavad seda täitma, nii nagu see kirja on pandud punktilt. Samal ajal kui direktiiv on selline õigusakt, millega seatakse liikmesriikidele eesmärgid, aga iga riik otsustab ise, kuidas neid eesmärke saavutada. See on umbes nii, et me anname suuna kätte, aga igaüks valib, mis teed pidi ta sinna liigub. Nii et kokkuvõttes määrus on siis range reegel, mida Euroopa Liidus kõik peavad täitma, aga direktiivid võimaldavad paindlikkust ja liikmesriik saab ise otsustada, kuidas Euroopa Liidu tasandil seatud eesmärke saavutada. Siin on ära toodud ka teekond õiglase transpordini kampaania materjalid. See on nüüd Euroopa Komisjoni esimese liikuvuspaketi ametliku info veebileht ja siit leiate erinevad määratlused, selgitused rahvusvahelistele vedudele Euroopas kehtivate eeskirjade kohta. Siin on ka väga põhjalik küsimuste ja vastuste sektsioon, kus on siis vastused sellistele peamistele küsimustele, mis võib-olla paljud olete juba endale ise esitanud seoses nende uute kehtima hakkavate reeglitega. Ja taaskord, kuna tegemist on nii olulise teemaga, siis näete, et siin on ka võimalus siseneda lähetusdeklaratsioonide portaali, mida Ivona juba mainis oma lähetuse teemalises ettekandes. Üks väga selline põletav küsimus rahvusvahelistes vedudes on ka kutseliste juhtide leidmine. Me töötame koos ka EURES-ega ja see on siis Euroopa Tööturuametite võrgustik ja tegemist on võrgustikuga, mille eesmärk on aidata kaasa töötajate vabale liikumisele
Euroopa Liidus, aga ka Šveitsis, Islandil, Liechtensteinis ja Norras ja selle vahendusel on inimestel lihtsam leida tööd ja tööandjatel töötajaid kõikjal Euroopas. Ja kandidaate saab siis otsida siit vastavalt oma vajadusele, kui te olete tööandja ja kui töötaja, siis saate luua oma profiili, laadida üles CV ja olla leitav erinevate tööandjate jaoks. Selle kasutamiseks on vaja nii-öelda Euroopa Liidu logini, aga see on tasuta ja see pakub juurdepääsu paljudele Euroopa Liidu teenustele ja lingi jällegi leiate slaididelt. Ja lõpetuseks tahan tutvustada sellist teenust nagu Solvit. See on tasuta teenus, mida pakub Euroopa Liit selleks, et aidata kodanikel ja ettevõtjatel lahendada probleeme, mis võivad tekkida ametiasutustega teistes Euroopa Liidu riikides. Ehk et Solvit tuleb appi siis, kui te märkate võib-olla ebaõiglasi reegleid või otsuseid mõne Euroopa Liidu ametiasutuse poolt või kui teie Euroopa Liidus kehtivaid õigusi rikutakse ja te ei ole veel kohtu poole pöördunud õigluse jalule seadmiseks. Te saate probleemi kirjeldada siin veebis ja veebilehe vahendusel siis Solvit toetab ja aitab teil oma õigusi kaitsta ja probleemi lahendada. Ma loodan, et see info, mida ma täna teiega jagasin, oli kasulik ja aitab teil uute reeglite vahel ilusti navigeerida, sest need hakkavad kehtima väikestele tarbesõidukitele juba 1. juulist 2026. Suur aitäh kuulamast ja annan sõna tagasi Ivanile. Suur aitäh, Tonio, tõepoolest väga kasulik ettekanne heade infoallikate kohta maanteetranspordi valdkonnas ja soovitame kõikidel osalejatel nende allikatega tutvuda. Nagu näha, siis oleme jõudmas tänase webinari lõppu, aga on veel üks asi päevakorras ja need on lõppsõnad. Niisiis annan ma sõnajärje üle kolleegidele, nii et Tonio ja Seamus saavad öelda omapoolsed lõppsõnad. Kõigepealt palun, Tonio, annan sõna sulle, kui oled nii lahke ja teed kokkuvõtte. Ja loomulikult, mis mul siis veel lisada oleks? Kõikidele kõnelejatele, osalejatele suur aitäh täna osalemast. Palun suhtuge nendesse uutesse reeglitesse täie tõsidusega ja hakake ettevalmistusi tegema võimalikult vara. Me kutsume teid üles kasutama kõiki neid materjale, mille me oleme ette valmistanud ja ootame juba väga teie küsimusi, sellepärast et siis saame sisu veelgi täpsustada. See on minult poolt kõik ja annan sõna üle Seamusele. Suur aitäh, Tonio. Ja omalt poolt saan ma veel öelda, et ka mina tänan kõiki tähelepanu eest. Hea meel on näha, et te soovite mõista ja end kurssi viia nende uute reeglitega, mis hakkavad kehtima 1. juulist, puudutavad puhkeaega, sõidemõõriku kasutuselevõttu ja loomulikult lähetamist. Täna saite te väga palju uut infot, aga kuna meie aeg oli väga piiratud ja teemasid on veel väga palju, mida me lihtsalt ei jõudnud käsitleda. Näiteks mina endagi ettekandes ei rääkinud üldse sellest, kuidas kasutatakse ööpäevast puhkeaega osadena või kuidas kompenseeritakse lühendatud iganädalast puhkeaega või käsitsi tehtud sissekanded ja nii edasi ja nii edasi. Aga enne kui me täna päriselt lõpetame, siis ma tahan kasutada juhust ja ka ettevõtjatele meelde tuletada, et palun valmistage kindlasti ette juba olemasolevad sõidukid selleks, et neid saaks tulevikus rahvusvahelistes vedudes kasutada, väiksed tarbesõidukid siis, et neile saaks paigaldada nutimeeriku juba aegsasti enne 1. juulit. Praegu võib tunduda, et aega on väga palju veel, aga utsitan teid see töö ära tegema. Ja tahan välja tuua ka selle, et teie vastutus on laiem kui ainult oma masinapargi eest hoolitsemine. Te peate tagama, et kõik sõidukijuhid on õige väljaõppega, oskavad kasutada sõidumeerikuid, teavad funktsioone ja nii edasi. Ja ka IRU, Rahvusvaheline Maanteeveoliit, saab aidata. Nemad on koostanud ja läbi viinud koolitajate koolitusi ja neil on ka väga põhjalikud koolitusmaterjalid, mis on minu teada tasuta saadaval nende liikmeorganisatsioonidele. Neid materjale saab alla laadida ja kohandada oma konkreetsetele vajadustele.
ehk siis oma ettevõttele, ma kindlasti soovitan teil teha koolitusi, kasutada ära neid abivahendeid, neid tööriistu, mis aitavad nii ettevõtjaid kui ka sõidukijuhte, pakuvad häid teadmisi, mida on vaja selleks, et uute reeglitega kooskõlas olla tulevikus. Sama oluline on loomulikult üle vaadata sõidukijuhtide graafikud, sellepärast et teie ülesanne ettevõtjana on koostada töögraafikud sellised, et sõidukijuht saaks olla kindel, et ta täidab kõiki tingimusi seoses sõiduaja ja puhkeperioodidega, ilma et tekiks liigset survet. Hea planeerimine on siin põhiasi, millega rikkumisi ja võimalikke karistusi ennetada. Kui investeerite ja panustate väljaõppesse ja mõistlikusse planeerimisse, siis tagate selle, et sõidukijuhid, teie ettevõtte ja kogu Euroopa maanteeveod on paremas seisus, nii et suur aitäh veel kord ja kõike head ettevalmistustega. Ivan, annan sõnajärje sulle tagasi. Suur aitäh, Seamus, ja aitäh ka Tooniale. Enne kui me lõpetame, tuletan veel meelde, et tänased ettekanded on kättesaadavad ELA veebilehel alates homsest, see tähendab 10. detsembrist. Kui soovite neile ligi pääseda, siis kasutage palun seda videokirjelduses olevat linki. Lisaks kordan veel üle, et salvestused koos tõlkega kõikidesse Euroopa Liidu ametlikesse keeltesse avaldatakse ELA YouTube'i kanalil lähinädalatel, nii et kui te soovite seda webinari vaadata mõnes muus keeles kui inglise keel, siis hoidke meie YouTube'i kanalil pilk peal. Ja lõpetuseks tahan ma tänada kõiki kõnelejaid, suur aitäh, kolleegid, samuti tänan Euroopa Komisjoni, ma tahan tänada Lukat, aga eeskätt tahan ma tänada osalejaid, kes näitasid ürituse vastu nii suurt huvi üles. Suur aitäh teile! Ma loodan, et kohtume peagi mõnel järgmisel ELA üritusel, mis on samale teemale pühendatud 26. aastal siis juba, ja nagu Ivona ja Toonia juba mainisid, palun hoidke pilk peal ELA veebilehel, kuhu tuleb järgnevate kuude jooksul lisateavet. Soovin teile kõigile head nädala jätku, head aega!